Ja nii, hakkame tagasi saali kogunema, kes veel ei ole kogunenud. V-häält. Nii, jaa, väga tore. Oleme jõudmas oma Pandivere veepäeva viimase plokini, kus siis toimub väike arutelu esinejatega, osalejatega. Mina olen Madis Vasser, võib-olla mind kutsuti nime pärast siia. Pole kindel, aga teisest küljest siin päeva jooksul kuulates neid ettekandeid pea igaühega leidsin mingi väga otsese seose ka enda tegemiste ja toimetamistega. Et kui päeva alguses näidati siin Tartus Delta õppehoone keldrit, siis see on see, kus mina sagedasti aega veedan, sest ma olen Tartu Ülikoolis Arvutiteaduse Instituudis teadur. Ja see instituut ei tegele väga veesäästu teemadega. Ja seal keldris on vist üks WC. Et kui on hädaolukord, siis need 1200 inimest peavad selle ühe WC-ga hakkama saama. Nii et selles mõttes on hea, et me räägime täna ka alternatiivsetest lahendustest. Samas olen ma ka Viljandi Kultuuriakadeemias lektor ringtehnoloogia erialal paaris aines. Ja need on siis need noored, kes loodetavasti tulevikus oskavad neid lahendusi välja arendada ja neid rakendada siis, kui meil neid kõige rohkem vaja on. Samas olen ma ka töötanud Eesti Rohelises Liikumises, mis on keskkonnaorganisatsioon, mis seostub selle kõigi teemadega keskkonna aspektist. Et me kuulsime siin päeva alguses, kuidas rõhutati kliimamuutusi ja vee teemasid ja vee vähesuse teemasid. Et tõesti, me tunneme seda siin Eestis ka. Hetkel küll üsna lokaalselt, et on siis Viimsi või on vahepeal ka Tartu piirkonnas või on vahepeal Saaremaal veeprobleeme. Et on oluline, et me räägime siis sellest iga nurga alt ja täna oleme siin tõesti katnud väga erinevaid nurki. Ja olen suur lihttehnoloogiate entusiast, et tõesti, kui te täna nägite siin päeva jooksul, et vahepeal on tõesti pappkast ja ämber on kogu tehnoloogia, mis sul vaja on, et lahendada justkui keerulist probleemi, mis on siis jäätmemajandus või väljaheidete majandus. Ja tegelikult oleme ka pärit Lääne-Virumaalt, et siin Pandiveres, mis on siis Eesti vee siukene häll, nagu öeldakse. Et ka siin on meil tegelikult ju täna suured arutelud, et mis sellest veest siin saab ja kuidas me seda kasutame või kas me hakkame seda kuritarvitama, et kohalikud räägivad, et käivad jutud fosforiidikaevanduste uuest tulekust, mille siis põhjenduseks tuuakse, et on vaja ju väetist. Ja täna me oleme terve päev rääkinud sellest, kuidas väetis on siin samas meie enda jalge vahel nii-öelda. Et võib-olla see lahendus on tegelikult lihtsam, kui me oleme arvanud kogu selle aja, et see ei eeldagi, et me Pandivere üles kaevame, vaid pigem nagu kasutame siin teistsugust nutikust. Ja see teema on siin väga lai, ühest küljest globaalne, ühest küljest lokaalne. Täna me oleme kuulnud näiteid Soomest, Eestist, Saksamaalt, Veneetsiast. Kes on näinud seda Püha Peldiku filmi, siis seal räägitakse ka Aafrikast näiteks. Et see teema on kuum, kui läheb käima, siis on väga kuum ja on lokaalne ja globaalne korraga. Ja ma mõtlesin, et selle paneeli formaadiks võiks olla nii-öelda akvaariumi meetod, et ma viskan õhku mõne võib-olla teema või küsimuse ja kes tunneb, et ta tahab sellest midagi arvata, saab tulla liituda minuga siin toolide peal ja siis me saame diskuteerida. Et see võib olla mõni esinejatest, kes täna on käinud, aga võib ka olla mõni publiku liige, kes on terve päeva ootanud oma hetke, et millal suu lahti teha, siis nüüd on see väga hea hetk. Aga esimene küsimus on võib-olla siuke nalja küsimus ja see on suunatud küsimus. Peep on siin ruumis, jah? Et kui me päeva alguses kuulsime, et see uudissõna, mis võiks olla, ma mäletan 2 aastat tagasi, kui ma siin üritusel käisin, otsiti ka, et mis võiks olla nagu Peldikule või Kempsule parem sõna. Ja minu arust nagu kuskil vestlusest tuli välja, et üks ilus sõna on nagu tervik. Et ei ole peldik, vaid on tervik. Et see on see ilus peldik, kus on kõik asjad olemas ja on mugav ja mõnus käia. Et see on tervik. Ja täna me kuulsime, et on sõna kuibla, mis võiks minna kasutusse. Ja ma arvan, et see, kas ta läheb kasutusse, sõltub meist kõigist, et kui me hakkame seda nagu igal pool kasutama, siis ta on ühel hetkel kasutuses. Ja Peebule see küsimus, et sina oled tuntud siis kui Peldiku Peep. Et kas sa oled nüüd mõelnud nime muuta ja nüüd sa oled Kuibla Peep. Et siis see läheb kindlasti kasutusse, kui see on sinu nime üks osasid. Kuidas kommenteerid? Ja ka teised
kes seda sõna täna esimest korda kuulsid, et mis teie esimene reaktsioon oli, et kas see on nagu õnnestunud või see ei lähe kunagi kasutusse või sobib paremini kuimla, sa vist pakkusid ka seda varianti, et see on ka läbi käinud. Et kuidas me siis, millise me valime kollektiivselt siin ja hakkame massidesse viima? Intrigeeriv küsimus. Ma esialgu kindlasti jätkan Peep Peldiku, Peep Tobreluts, sellepärast et mina isiklikult küll ei võitle, vaid seisan selle eest, et peldikuid, halbu, haisvaid, keskkonda reostavaid, ebamugavaid, halvasti kasutatavaid, halbu emotsioone tekitavaid, et neid järjest vähemaks jääks. Selles mõttes see on selline kratsib kõrva ja Peldiku Peep. Aga Kuibla Peep, nii nagu see sõnagagi on, et kõik need uued sõnad võtavad natuke aega, nende sõnade arenemine keeleruumis. Kunagi oli meil infrastruktuur, mille me oleme ümber harjunud taristuks. Et kuna me mõtleme välja selle off-gridile mingisugune hea sõna ja kuna see lõpuks rahva hulka laiali läheb, elame näeme. Kas kellelgi teisel on mõni kaval kommentaar? Jah, nii kaua kui keegi teine sind välja vahetab, sa pead istuma siin. Ma Vello olen, mitte Vetsu Vello, aga ja, ma olen Saepuru Vello hoopis. Aga selle kuimla osas oleks mul 2 sellist tähelepanekut, et esiteks kompostimine toimub mitte kuivas materjalis, vaid niiskes materjalis. Ja see kuiv käimla on ääretult õnnestunud ka etnograafilises mõttes, sellepärast, et see, mille vastu me, nagu me siin oleme ja see haiseb siuke protsess, see on anaeroobne. Ehk siis see on virtsakäimla. Ja miks ta haiseb? Sellepärast, et seal toimub anaeroobne lagunemisprotsess. Aga meie proovime käivitada kompostkäimlat ehk kõdukäimlat. Ehk mitte kõdustit ka, aga kõdukäimla võiks olla, ja kui lühendada, et olla veel lühem kui kõdusti, siis mina pakuks välja kõke. Ja siis see oleks siis kõdukäimla, kus tõesti kõdunemine toimub seal käimla sees, mis saab nendest potidest, kus ka peaks nagu kompostimine. Ehk siis eesti keeles on see kõdunemine on kompostimise sünonüüm tegelikult. Et ma vaatasin isegi Viidemannist järgi, see, mis toimub virtsakäimlas, see on roiskumine. Selle kohta on sõna raisk tuleb sealt ja kõik sellised raibe ja nii edasi. Aga kõdunemine on selline lõhnatu, niiske, peaaegu kuiv, mitte päris kuiv. Ja siis on seal veel teisi synonüüme ka, nagu mädanemine. Aga kõdunemine on selline, kui te nagu mõtlete, mida vanaema rääkis kõdunemise kohta, puit kõdunes ja niimoodi. Ja siis teine väike täpsustus oleks see, et see tervik, see oli meil selline nali siin ühesõnaga, et seal olid need separaatori pooldajad ja siis need, kes olid nagu... Separatistid. Separatistid ja siis mina katsusin siis neid Priiduga minu meelest me moodustasime selle erakonnaga, kes on nagu selle, kus kõik koos on. Et siis nagu tervikumehed, see oli see. Jah, aga kõkke võiks olla. Väga hea, ma juba hakkasin mõtlema, et me oleme nagu Eskimood, kellel lume kohta on 100 väljendit, et meil on siis kuivkäimlate kohta, et oleneb, mis stiilis kuivkäimla on, mis seal sees täpselt toimub, on vastav sõna. Ja teine kuratlik asi on muide, mis me avastasime Saksa kolleegiga siin, et see on kuidagi nii, nagu auto tuli. Auto tähendab seda, autonoomselt liikuv vanker ilma hobuseta. Auto, et autonoomne. Inglise keeles on teistmoodi, aga automobiil, et ta liigub, kujutage ette ilma hobuseta. Ja nüüd siin selle kuivkäimlaga on toimunud midagi sarnast, et WC, mis toimib ilma veeta, aga tegelikult ju on see virtsaga, see ei ole üldse kuiv.
Ja nüüd me peame võitlema sellega, et inimesed teavad, et kuivkäimla haiseb. Aga tegelikult meil need, mis haisevad, need ei ole kuivkäimlad. Et seleta siis ära see. Et sellepärast ma leian, et midagi kolmandat peaks olema, mis tuleb nagu tagasi selle talupoja tarkuse juurde uuesti. No see oli kohe, kui ma kuulsin sõna kuivla, ma mõtlesin, mis selle vastand on märgla. Täpselt, jah. Et see on see, mida me ei taha, on märgla, aga mida me tahame, on kuivla. Ta sai küll auhinna, võib-olla ta läks kõige lähemale teemasse, aga ma ärgitan veel tegema uuesti seda ja selleks tuleks nagu seda kompostimise ja kõdunemise protsessi lähemalt selgitada, et mis vahe see sisuliselt on. Ja sa kasutasid veel sõna kuimla M-iga, et kas seal on veel vahe, et kuimla või kuivla või see on lihtsalt siukene kumb ta siis oli lõpuks? Mina kuulsin kuivla. No see on veel... Aga mõlemad olid, aga kuimla see lihtsalt vähem hääli või, või kordusi või? Aga need sõnaühendid on siiski, nad on raskesti hääldatavad, aga... Kõke on parem? Kõke on murdes ikka võro kiilom. Võib-olla mingi sealt kuidagi koorub veel. Aga võtkeme siis kompostimise, et üks asi on see, et tulla nagu komposteerimisest, tulla kompostimisse ja teine on kompostimisest kõdunemisse tulla. Ja komposti asemel ütleta kõdu. Aga WC asemel puutse. See on ka hea variant. Mul on, Puutse? Puutse, Mul on maal. Jaa. Et ma annan kõnejärje tagasi. Aga võib-olla siis tuleb keegi... Tahad tulla kommenteerida siin? Sul on väga huvitav mõte, tule räägi siin selle. Saalist ei kuule ülekandesse mitte piuksugi, kui kohal ei tule. Jah, see on see reegel, et võid välja vahetama inimese. Ja meil oli kunagi üks sissejuhatuse kild, mida me ei rääkinud, on see, et me Tartu lähedal tahame ka teha ühte võrguvälist või taristuvälist projekti ja seal oli ka algne mõte, et mis me nimeks paneme, siis üks variant oli ka, et oli, kuna kõik asjad on puidust, et oleks puutoopia. Aga siis me mõtlesime, et see nagu inglise keeles ei kõla hästi, et kuidagi, siis meid seostatakse ainult kuivlatega, aga mine tea, võib-olla peab ikkagi mõtlema, et äkki see on just hea. Et see mõte siis, et online'is kuulajatele ka jõuaks, see oli Vello, aga tegelikult Vello sinu seal Austlas tuli see mõte ju, et WC asemel, et vett ei ole, siis on puutse. Paned ise, hoone on puidust tavaliselt ja saepuru paned ka peale. Et see tekkis siukene, kuidagi, ja lapsele meeldis, laps sai aru, mis seal... Ja tegelikult inglise keeles on ikka sama, et on wood closet on WC. Nüüd, et sisse lähed, siis on üllatus. Et võib-olla väikene siit mõte juurde, et mida puutseedega siis võiks teha, et neid võiks ägedasti disainida. Ma olen ise arhitekt taustalt ja kuidagi see on jõudnud nagu, ütleme, et teaduses, et see tihti peale inimestel on kuidagi nagu eetiline siuke või esteetiline tegelikult, mitte eetiline. Eetikaga on kõik hästi tavaliselt, kui see sinnamaani jõuad, aga esteetiline just mingi võõristus tekib, et siis... Et kuidas me neid disainime ja näitame ja kuidas me tegelikult ilmselgelt ventilatsiooni lahendame ja erinevates olukordades me nägime siseruumis saab kasutada, miks me ei võiks nagu teha väliruumi puud sees, et aga see, kuidas ta nagu välja näeb ja ilmselgelt see hooldus sinna juurde, et see on super oluline ja just selle nagu mõtlemisviisi võib-olla populariseerimisel ka oluline, et me näitamegi neid heades kohtades ja kas või Veneetsias on ju. Just ja kes ei ole käinud Puhta vee teemapargis, siis siin on metsaserval on üks ratastooli ligipääsuga puutsee, mis on väga uhke, uksed sulguvad automaatselt, kõik võimalikud mugavused on seal sees olemas, et täitsa eraldi vaatamisväärsus. Lähen vaatama. Jah, varsti hakkab meie tuur siin neile, kes on koha peal. Viskame järgmise teema õhku. Siin täna käis läbi minu jaoks ka üsna üllatuslikult või silmi avavalt oli see, et siuke väike komposteeruv pott on tegelikult koostootmisjaam. Et siin saab nii palju erinevaid asju nagu käima panna nii-öelda selle sama ühe protsessi käigus, et siin oli selgelt jäätmemajandus, aga siin on ka võimalik toota soojust, toota biogaasi,
mine tea, elektrit võib-olla kuidagi. Et kas see on asi, millega siis kuivkäimlad võiks edaspidi nagu kuidagi turundada või öelda, et siin on, et see ei ole lihtsalt see ühe probleemi lahendamine, vaid see on justkui lahendus väga mitmele eri probleemile, et kui sul on kriisiolukord, siis järsku sul on olemas nagu palju lahendusi ühes väikses karbis. Kas keegi teine tundis ka, et see on midagi, mille peale tasub edasi mõelda? Kas keegi... Kahjuks ei kuule mitte midagi, saad kaugel, peab tulema ikka siia. Ja, peab ikka tulema siia. Ja ei vabandust, et ma karjusin sealt tagant, aga et see energialamas on mul ammu meeles, aga praegu tuli siuke idee, et tegelikult peaks seal väikene kuppel olema, mis seal lagugaasid mitte ei heida majast välja, vaid korjab kokku, kompressib väiksesse ballooni ja siis, kui lähed sinna kõkesse, teed väikse liigutuse ja sul läheb gaasilamp põlema. Nagu petroolilamp. Ja siis on valgus ka. Ja see on täiesti oma energia ja elektrit pole, juhtmeid pole vaja. Kui tihti peaks sellest kasutama? Kui tihti peaks kasutama sellist kõget, et saada see minimaalne vajalik vurts sealt kätte? No küllap ta seal ikka 5 minutit põleb. Ja kui on nutitelefon, siis ei ole valgust vaja. Võib-olla saab hoopis nutitelefon laadida samal ajal. Ja gaasi peal töötav Apple, see oleks küll kõva sõna. See on mõttekoht tulevastele leiutajatele. Et siin on väga palju kasutamata potentsiaali veel. Ja siis me oleme palju rääkinud ka kriisi olukordadest ja selleks, kuidas me oleme või ei ole nendeks valmis. Ja üks asi, mis mind on painanud, on see, et väga huvitav oleks korraldada õppusi tavainimestele, kes elavad kuskil kortermajas. Et mis oleks, kui me teeks niimoodi, et ühel päeval laksti kaob ära kogu elekter ja vesi 1 päevaks. Ja siis vaatame, mis juhtub ilmselt kaos, aga sellest me õpime. Ja siis järgmine kord juhtub jälle nagu ootamatul ajal, me ei ütle ette ometigi inimestele. Nad on ise nõus, et suvalisel hetkel juhtub siuke õppus. Ja teine kord nad on juba targemad ja 3. kord teeme juba nädal aega. Et kas meil oleks mõistlik või mis teie arvate, kas te oleksite nõus sellises eksperimendis osalema hetkel, kus tegelikult ei ole veel kriisi, et me saaks aru, mis need päriselt praktilised nagu probleemid tekivad siis, kui meil on kriis. Et miks me ei tee täna neid õppuseid? Kus on Eesti esimene kortermaja, kes teeb selle ära? Nii. Ma ei ole korteriühistust, vabandust, nüüd läks nagu teise kanti, aga see esimene osa kriisist, see teema mind puudutas väga sellepärast, et ja oleks tahtnud seal päästeametnikult ka küsida. Ja nüüd ma küsin teilt, mis te arvate, millesse suri kõige rohkem Mariupoli elanikke? Te teate, mis seal toimus, eks ole? Seda linna piirati niimoodi, et ei saanud isegi helikopteriga abi viia. Ja siis nad pidasid selle, Azovi pataljon pidas 2-3 tuhat meest, pidas seal koos tsiviilelanikega selle tehase maa-alustes punkrites, pidas vastu mitu kuud. Aga millesse Mariupoli linnas suri kõige rohkem inimesi? Kas keegi teab, kes luges uudiseid? Kakasurma, jah? Kakasurmad kosti sealt tagant. No nii ei saa öelda just, et otseselt kakasurma, sellepärast ega keegi kakat nii-öelda ei söönud ega hinganud sisse, aga põhimõtteliselt küll, jah. Sellepärast, et see koolera puhang, mille kohta statistikat tegelikult ei olnud, sest see oli juba Vene vägede valduses. Aga see ületas 10 000, see võis olla ka 20 000, sest keegi neid inimesi lugenud. Keegi ei saanud aru, kas see inimene on saanud pihta mürsukilluga või on ta surnud kõhulahtisusse. Aga nii-öelda nii palju, kui meditsiiniasutused ja kes seal kõik olid, üle lugesid ja oli see 10 000. Nii et kui seal sai, ütleme, 3000 inimest sai sõjategevuses surma, siis mitu korda rohkem sai selle pärast.
Ja põhjus on väga lihtne, sellepärast, et häda ei andnud läpeneda, seda tehti juhuslikesse kohtadesse, veetorustikud, kanalisatsioonitorustikud olid, seal oli see vana kõnts sees ja veetorustikud kõik said ka pihta, nagu te nägite, segunesid ja ühesõnaga inimesed ja siis veel üks asi veel juurde sinna, et kui keegi sai nakkuse perekonnas, siis tavaliselt suri terve perekond paari nädala jooksul maha, sest kätepesemise võimalus puudus ja eriti lapsed, ühesõnaga neil tekib vedeliku puudus nii kiiresti, et nad mingi 5 päevaga lähevad. Et see, mida me siin toimetame nii-öelda võib-olla niisuguse ekstravagantse huvi mõttes või intellektuaalsest niisugusest vahelduse mõttes siin praegu heietame, see tegelikult on elutähtis. Ja lisaksin seda veel, et näiteks jaapanlastel on niimoodi, et päästeauto järel on haagisena on käimlad, just nimelt kuivkäimlad. Ja see on siis, kui maavärin toimub. Sest inimestel, kui maavärin toimub, siis neil on ju seditud toit kõhus ja hirm ja kõik see kokku tähendab, ühesõnaga lahendatakse kultuurselt kõik probleemid, mis sellisest katastroofist tulenevad. Mina tahtsin lisada, et me Velloga tegime Tallinnas vabatahtlikult selle katse läbi, selle sama potiga 3 nädalat, isegi kauem, aga 3 nädalaga umbes sai see ämber täis saepuru peale. Elasime üle, aisu polnud, kraanist tuli vesi ja kui nüüd oleks keegi, kes korjaks kokku selle uriini, siis oleks asi lahendatud. Et uriin sellise separeeriva potiga jääb mõnusalt üle. Kui nüüd peaks koguma kõik kokku, siis on seda kraami vaja kogu aeg kuskile ladustada. Ja kui kanalisatsioon töötab, siis muidugi, kui ta nagu vett vastu võtab, et siis saaks uriini sinna suunata, et siis on ka nagu lahendus olemas. Aga selge on see, et seda paksu kanalisatsiooni lasta nagu ei saa, kui pumbad ei tööta vist. Esimese korruse pott hakkab üle ajama vist. No võt, hea küsimus, tuleks välja uurida. Või kas Maaülikool teab? Mis mudelid näitavad? Kui on süsteem, mis ei ole mõeldud nagu niimoodi ringselt töötama, pannakse nii-öelda sunnikorras, siis ta lihtsalt jääb seisma. Ega me hydraulikat ära ei peta, et kui ei voola, siis ei voola. Ja vee roll kanalisatsioonitorustikus on transpordi roll, et ta transpordib meie meistriteose siis reoveepuhastisse. Ja kui me hakkame vett väga kokku hoidma, isegi kui kriisi ei ole, siis see paks jääb lihtsalt paika ja lõpuks me peame torusid läbi pesema. Nii et siin on nüüd see koht, kus see liigne säästlikkus võib hakata meid kollitama jälle, et meil on natuke vett vaja ja peale selle, mis toimub reoveepuhastis, kui sinna jõuab liiga kange, siis jälle see tavaline veeelustik, kes vett puhastab, aktiivmuda ei saa ka jälle hakkama. Nii et selline vesivets nagu praegu, selle saadus reoveepuhastisse jõuab, siis me saame selle vee puhastamisega hakkama. Aga kui me nüüd midagi muutma hakkame, näiteks teeme liiga kangeks, et siis on torustiku ummistumise oht ja see, et puhasti läheb tuksi. Aga selle kriisiolukorra kohta ka kommentaarsime me omavahel natuke rääkisime vaheajal. See soovitus, me peame natuke ettevaatlik olema soovitustega sel põhjusel, et ehkki see lause kõlab ühte moodi kõigile, siis igaüks saab erinevalt aru. Nii et siin hommikupool oli juttu, et kust vett kätte saab, kui veevärk ei tööta, et kõige loogilisem oleks võtta avalikust kaevust, näiteks salvkaevust. Aga kus on linnaruumis avalikud kaevud, siis neid ei ole enam. Need on kas siis kuskil kellegi hoovi peal ja sinna me ei julge minna, või siis on avalikus ruumis ja siis toodi näiteks, et kalmistutel on. Ja see on nüüd see ettevaatust nõudev koht, sest et kalmistu on nüüd üks koht, kus me paneme ju maa sisse hulka midagi, mis mõjutab vett.
Ja kui seadusi lugeda, siis veehaarde kaitsevööndis ei tohi kalmistuid olla. See ütleb ühemõtteliselt, et siis on halvasti, kui on. Ja see soovitus, et kalmistu vett võiks võtta ja tarbida, võib olla nagu halvasti selles mõttes, et mõnikord jõuab kalmistule veevärgi vesi ja siis on selle kalmistu kaev, mis näeb välja täpselt nagu see pumbaga kaev. Näeb välja nagu vanasti, aga sees on moodne värk. Ja me arvame, et vesi on puhas ja anname soovituse üle kogu Eesti. Ja jõuame kohta, kus meil on salvkaevud, mis on väga veevaesed ja võib-olla seal on sees bakterioloogiline reostus. Nii et soovitustega me peame olema ettevaatlikud või sõnastama seda moel, et inimene mõtleb kaasa. Ma tahtsin lisada korteris hakkama saamise kohta, et ma mõtlesin seda, et kui pumbad ei tööta, et peaks olema mingi lahendus, mingi muu lahendus kui kilekott vetsupotis. Sest kui sa selle kilekotiga 200 liitrisega viitsis selle peotäie kakat olmesse, kes selle ära viib? Et mingisugune lahendus peaks omal olema, et sa saad teda koguda, panna mingi näiteks selle saepuru peale. See võib olla ka muruniide, aga kust linnas saada muruniidet. Oluline, et seda saab kohe kätte. Turvas, metsakõdu, puulehed, kuivad puulehed. Ühesõnaga sinna suuna tuleks nagu mõelda. Või paberitükid, ajalehe paberitükid. Selline kraam. Siis kohe pausi ajal mul tuli siin vestlus teemal, et kui kortermaja on väga tihedas asustuses, ei ole seda puhvertsooni, et seda komposterit kuhugi panna, et mis siis saab, et kas see kortermaja on sunnitud siis ikkagi paneme sinna prügikonteinerisse ja lootma, et masin tuleb ja viib ära või on siin nagu siukene kuidagi tuleb siis nagu leiutada need meetrid kuskilt nurgast, et ikkagi oleks võimalik seda posti panna või panna keldrisse, aga mis siis ütleb seadus keldri komposteri kohta. Et juhul, kui sul ei ole veel kriisi, aga sa tahad valmistuda, kas sa nagu siis valmistud selleks, et kui on kriis, siis keegi enam meetrid ei loe ja siis sa paned plaksti õue selle kasti ära või kuidas üks niisugune seaduskuulekas kodanik peaks käituma? Ma olen mõelnud sellele, et need kogumiskohad võivad olla olemasolevad haljasalad. Ma ei mõtle muru peale ladustamist, aga ma mõtlen, et ta on millegiga piiratud ja ma ei mõtle ka maa sisse ladustamist, sest sealt kevadel näiteks lumesuu või selle pinnaveega lähevad kõik need toitained minema, aga ta peaks olema maa peal, ta võib olla piiratud, ta võib olla mingi kast, turbapätsidega saab selliseid asja teha. Ühesõnaga, et siduda ta kuidagi kenasti haljastusse ja kui on häda, siis tuleb kasutusse võtta. Ja seal sees, see võib olla ka peenar, näiteks kõrgpeenar, aga kui nüüd on jama, siis muld ära, hakkame sinna koguma. Ühesõnaga neid lahendused on lihtsad, ma ütlen. Ainult, et lühidalt küll, aga selle koha pealt tuleb meelde ka Piret Anieri kõnes see slaid, kus et inimene on laisk ja nõudlik. Et senikaua kuni kriisi ei ole, ta oletab ja võiks ja peaks või tuleks ja tehtagu. Aga häda käes on, siis antakse riigi poolt seda sõnumit ka, et see ei kesta kaua. See on mõned päevad ja kohe on abi. Aga oleneb siis kriisi astmest. Mäletame talvel kriisi, mis oli seal kuskil Võrumaal Karula kandis. Seal oli selline vahelduv vool, nädal aega oli, siis nädal 2 ei olnud voolu vahelduvalt. Ja need inimesed, kes on sellistes kohtades elanud kõik see aeg, nemad on nii-öelda kriisidega harjunud. Nad on selleks valmistunud, nad on võib-olla vahepeal mugavaks läinud, aga nüüd nad on saanud uue õppetunni. Seal kandis kõikidel on saed autos, käsisaed või mootorsaed, mis iganes. Isegi naisisikud sõidavad saed ja kirved kaasas. Sest nad on sellega harjunud, see on kriisiks valmistumine ja see on mingisugustki muret, et linnainimestega on veidi keerulisem. Ja linnainimesi me peame natuke ka kartma, sellepärast, et kui nüüd terve Tallinn ja Lasnamäe teab, et metsamõis on see koht, kus on off-grid, siin on kõik nagu ise toimiv, ise majandav. Ja ühel hetkel on häda majas, siis on, kõik on siin ukse taga, et lase tuppa.
mis mõttes ei lase tuppa, teeme mägramaja, mis raisk, sul on seal kõik olemas, et sul on sahver, sul on kelder, sul on kaev, sul on kõik asjad olemas, jaga meile ka solidaarselt pead. Mis sellesse pississe puutub, ennist oli korraks juttu, kahjuks küll Joonas Järve pidi ära minema, osales siin lihtsalt pealtvaatajana, aga kes pani uudiseid tähele möödunud nädal oli Negavatt, tudengi ideede võistluse finaal ja 10 finalistist võitiski idee Piss In, et siis tulevikus hakata tegelema pissi kogumisega, nagu see kollektik, selle töötlemine ja kasutamine siis põllumajandusmineraalväetiste vähendamiseks. Aga see, et nad selle võitsid, võib-olla ma seda nii väga isegi ei imesta. Mind pani imestama see, et nad esimest sõõrast üldse läbi said. Et see on tihti peale see, et võib-olla väga palju ideid võib olla kus iganes Kiki või muudes programmides ja võistlustel see, et see esimene žürii viskab koos pesuveega mõne vahva idee minema, et nüüd, kui nad juba püünele said, nähtavaks said ja väga tõsiselt esinesid, mina ja Priit Kalepart saime ka natuke neid nõustada. Mul on see au ja järgmise aasta konverentsiks on nad juba ketti pandud, köide pandud, kokkuleppe sõlmitud, nii et sellised on need evolutsioonid. Mis see nende mudel on, et kas peaks juba hakkama kõik koguma, et ühel hetkel tuleb paakautoga meie õuele? Vot see on nüüd veits keeruline jääda, et kuidas, kust ja kuhu ja kui palju seda või koguda. saadame pakiautomaadiga? Ja pakiauto, pigem on ikkagi festivalid ja suuremad kohad, kus see on see ka tehniliselt teostatav, et kui nendest pissidest ja kakast rääkida, siis veel kord soovitan soojalt, kes ei ole veel näinud, Jupiter kanali CTV-s on selle filmi raamat on siin käes ka ja plakat on siin väljas, et seda saab pärast tasuta eestikeelset tõlkega vaadata, pikem versioon, 82 minutit on Vimeo keskkonnas väikse raha eest renditav, küll mitte eesti keeles, aga see samas film räägib ka siis sellest, et kuidas erinevaid materjali koguda kuni sinnamaani välja, et Koreas on olnud algatus, et ülikooli kampuses kogutakse inimsaadusi ja selle eest antakse vastu piltlikult üles raha. Et sa tuled nagu mesilanda mesilastõrgu, annad oma mee, jätad maha ja sa saad selle eest mingisuguseidki muid hüvesid vastu, mis motiveerib sind rohkem panustama oma väljaheidetega. Ainepunkte võiks saada. Koolis ainepunkte ülikoolis. Andke mulle seda, mis ta on see, kõulartistit ja mul ainepunkte tuleb küll ja veel. Jaa. Ühesõnaga, et uued ärimudelid on iga nurga peal, ütleme nii. Ja aga mind ei natuke kummitama see, mida Mait ütles, et see tänane süsteem, mis meil on, tänane torustik on mõeldud tänase süsteemi jaoks. Ja et see üleminek kuivkäimlatele peab olema sujuv või selline aegamööda, et sa ei saa seda teha üle öö, sest siis tänane süsteem lakkab toimimast, kui läheb, kuivab ära ja tuleb plokk ette. Et see on huvitav mõte, mida ma varem ei mõelnud, et need teemasid tulebki avada, tulebki rääkida, tuleb näidata, mis alternatiivid on, tuleb inimest hakata katsetama, leiutada ise või osta mõni nendest uhketest pottidest, mis me siin välja näitusel on. Ja mõnes mõttes nagu on see tuleviku teema, aga mõnes mõttes on ju kauge minevik, mida me taas meenutame jälle, et kuidas vanasti asjad käisid. No see võiks olla näiteks mingite asumite kaupa, nii nagu Piret Õnniril oli ka see Hamburgi näide, et ühe üksuse, ühe kvartali kaupa välja ehitada hoopis teistel alustel loodud kompleks. Selle kohta täna veel võttis ka natuke sõna ka Raini Kiuas, ta ei maininud seda, sest et see on tema jaoks natuke valus teema, et Tampere külje all 2015-16 umbes läks käima üks vahva projekt, vanasti tselluloosi tehasesse taheti teha kultuurikeskust. Kuivamaa keskus ja seal oli erinevad kunstitöökojad, galeriid, skatepark, konverentsikeskus, kõik asjad. Ja kohe algusest peale mindi jutuga Soome käimluühingu poole teemaga, et äkki saaks kogu selle süsteemi teha halvepõhise. Et on pesuvesi, et musta vett, ehk seda vesitoleti vett ei tekigi.
ja nii nad läksidki, tegidki see igale poole. Aastal 2018 näiteks, kui ma seal kohalikus konverents, mitte kohalik, vaid rahvusvaheline kuigeelnud konverents, mis toona 3 aasta tagant toimus. Käisin ringi, olin väga vaimustunud sellest ja rääkisin ka seda Keskkonnaministeeriumi kinnisvaraosakonnale, et me hakkame varsti uut keskkonnamaja ehitama, et äkki teete seal ka sellised süsteemid. 3. katsel nad said isegi ideest aru ja paar kuud hiljem nad siis üle küsides vabandasid, et kahjuks ministeeriumi naisisikud ei olnud ideest väga vaimustunud. Et kesklinna lennusadama kõrvale lihtsalt teha mingisugune büroohoone, mis ei ole vesitualetiga, vaid on mingid kuivkäimlad. See tundus õõvastav olevat. Ja siis, mis juhtus Tamperega, on see, et Tampere süsteem ei läinud väga hästi edasi, ei võetud ka hästi vastu, pluss tuli ka COVID peale. Ja pärast seda siis kohalik veeettevõte, mis allub omakorda linna majandusosakonnale, lähtudes poliitikute soovist, et tavaline, normaalne, klassikaline veemajandus, kus vesi sisse, vesi välja, on niimoodi lihvitud, et sealt tuleb ka natukene tulu, mida on võimalik hiljem linnas ümber jagada, kas siis sotsiaalhoolekandeks, tänavatele, haridusele, kus tahes. Et sellised ökokäimlate peale ehitatud kompleks ei olnud tulutoo, pigem nõudis lisaraha juurde ja tehti otsus, et ei, teeme ikka nagu vanasti, lõhume need ökokäimlad, erinevad variandid kõik puhtaks, teeme vesi sisse, vesi välja, siis on rahavood, siis on kate, siis on tulu, seda tulu saab laiali määrida teistesse asjadesse. Ja seal 2022, kui käisime, siis oli just see väljalõhkumise hetk, mis minule teada, ma olin natuke isegi oli väga kurvastav oli vaadata, rääkimata kohalikest, kes olid üsna löödud sellest kõigest, aga elu läheb edasi. Nagu seal seina peal oli, et shit happens, but life goes on. Nagu võib-olla sellega ongi, ütled veel mõne lõpusõna siia konverentsi lõppu ja siis saab täna selle joone alla ja meie lähme vaatama reaalelu näiteid sellest, kuidas neid süsteeme on võimalik ehitada ja kuidas nad toimivad hästi. Ja siis järgmine aasta sa oled juba nii palju promo teinud, kui ägedad esinejad siis tulevad. Kas sul on kedagi veel jäänud avaldamata? No esimesed 3 lugesin ette. Filmirežissöör Ruben, uriini ümbertöötleja Bastian ehk loodetavasti meie oma Eesti poisid Pissin. Ma arvan, et see kava kokkupanemine on teisipidi keeruline, et keda välja jätta üldse. Et sellega tuleb edasi tegeleda. Meil on ikkagi jätkuvalt Facebook on üks kanalites Kemps ja Kompost. Selle nimi ei muutu? See hetkel ei muutu, sest et vahet pole, mis värvi kass on, tiiri püüab. Et kutsume rohkem rahvast juurde ja see on ja nagu soomlasedki oma eelmise aasta selle Veneetsiaga näitan. Mis see pealkiri ütleb siin? Tõlkes tähendab, et surm vesitoaletile. Kas just päris nii revolutsiooniliselt seda asja lõpetada, aga jah, oleme ausad, et jah, sinna poole me liigume. Aitäh!